Peatükk 16. Jeesus ei hooli variseride tunnustähe nõudmisest. Siis tulid variserid ja saduserid ta juurde teda kiusama ja nõudsid, et ta neile näitaks mõne tunnustähe taevast. Aga ta kostis ning ütles neile: õhtu tulles te ütlete, head ilma tuleb, sest taevas punab. Ja hommikul te ütlete, täna tuleb raju ilm, sest taevas punab ja on pilves. Taevanägu te oskate küll mõista, kuid aegade tunnustähti te ei suuda mõista. See kuri ja abielurikkuja tõug otsib tunnustähte ja temale ei anta muud tähte kui prohvet Joona täht. Ja ta jättis nad maha ning läks ära. Jeesus noomib jüngreid taipamatuse pärast. Ja kui tema jüngrid olid jõudnud teispoolsele kaldale, olid nad unustanud leiba kaasa võtta. Aga Jeesus ütles neile: olge ettevaatlikud ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast. Siis nad arutasid isekeskis ja ütlesid: see käib selle kohta, et me ei võtnud leiba kaasa. Jeesus märkas seda ja ütles: te nõdrausulised, miks te arutate isekeskis, et te ei ole leiba kaasa võtnud? Kas te veel ei saa aru? Eks te mäleta neid 5 leiba 5000 ja mitu korvitäit te saite? Ja neid 7 leiba 4000 ja mitu korvitäit te saite? Kuidas te siis ei mõista, et ma ei rääkinud teile leivast, kui ma käskisin teid hoiduda variseride ja saduseride haputaignast? Siis nad mõistsid, et ta neid ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest. Peetrus tunnistab Jeesuse Kristuseks. Aga kui Jeesus tuli Philippuse Kaisarea rajale, küsis ta oma jüngritelt ning ütles: keda ütlevad inimesed mind, inimese poja, olevat? Nemad ütlesid: mõned ütlevad sind olevat Ristija Johannese, teised Eelia, aga teised Jeremia või ühe prohveteist. Tema ütles neile: aga teie, keda teie mind ütlete olevat? Siimon Peetrus vastas ning ütles: sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles temale: õnnis oled sa, Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle ka, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda. Ma annan sinule taevariigi võtmed ja mis sa maa peal seod, see on taevas seotud ja mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud. Siis ta keelas oma jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Kristus. Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist. Sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja et ta tapetakse ja 3. päeval äratatakse üles. Siis Peetrus võttis tema isepäinis, hakkas teda noomima ja ütles: Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Aga ta pöördus ja ütles Peetrusele: tagane minust, saatan. Sa oled mulle pahanduseks, sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid on mis inimeste meelt mööda.
nõue iseenese salgamiseks. Siis Jeesus ütles oma jüngritele: kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle. Aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks? Või mis lunastushinda võib inimene anda oma hinge eest? Sest inimese poeg tuleb oma isa auhiilguses oma inglitega ja siis ta tasub igaühele tema tööd mööda. Tõesti, mina ütlen teile, neist, kes siin seisavad, on mõned, kes ei maitse surma, enne kui nad näevad inimese poja tulevat tema kuningriigis.